tere, Algor! Tervist, Meelis! Kus me oleme praegu? Vormsis, ühes paadis. Sinu tehtud paat? Ja, minu tehtud paat. See oli mul kunagi esimene paat. Ja sellel on niisugune huvitav ajalugu, et alguses vist ei olnudki plaanis seda üldse müüa, aga paraku sai müüdud Šoti poole ja ostis ära üks sinivereline. Oligi söör Charles Lances. Et õigupoolest on ta palju pikem nimi, et kahjuks ei ole see mul meeles. Aga siis ta sõitis sellega 6 hooaega ja siis ühel hetkel ütles mulle, et ta vana mees, et liigesed haiged, et ta tahab seda maha müüa ja siis ma ütlesin, et ma olen nõus ära ostma selle. Ja siis ta ütles, et ei, et mulle ta kingib selle ja siis ta tuli uuesti Eestisse Vormsisse autoga ja eralaagisega ja tõi paadi tagasi. Nii nagu läks, nõnda tuli ta tagasi sellega 6 hooaega, siis oli vahet. Et ma seda ei ole nüüd pärast seda vette pannudki, et ongi mul selline puhkepaat, et ta on mul siin töökojas, kasutasin selle ruumi nõnda ära, et siin taga on igasugust kola mul, rauavarusid ja asju, aga siis eks mul on diivaneid ka, aga siis see tundus kuidagi loogilisem, et kui paat juba on, et panen siis saepuru kotta ja saepuru täis ja väga mõnusasti saab siin puhata. Et siin me oleme. Puhkad sa siin tihti? Ma arvan jah, et iga päev ikka sirutan siin ennast ja mõtiskled. Ei ole enam 20-aastane, et vehib nagu päev läbi. Sa ütlesid su esimene paat. Kas see esimene paat nagu üksinda tehtud või päris esimene paatki ka? Jah, oligi päris esimene ja ei, siis oli mul mitmed sõbrad käisid abiks ka. Siis me mõtlesimegi, et teeme endale purjepaadi. Et ongi purjepaat tegelikult. Aga suvi sai läbi ja siis sügisel mõtlesime, et prooviks müüa ja siis sai ära müüdud. Kas see on mingisugune eriline paat selles mõttes nagu kuju vormi poolest või on lihtsalt paat? Ei, see oli ikka suhteliselt oma peas. Eks me võtsime muidugi snitti teistest paatidest ka, aga tahtsin kindlasti laia paati teha. Et oleks ka mõnus purjetada, et ei oleks väga kipakas. Oled sa veel teinud paati? No ikka jah, et ma siin keskmiselt aastas 1 olen teinud. Samasuguse, samalaadse? Ei, ikka erinevaid. Et see on nüüd umbes 4-meetrine, aga neid ma ei teagi, võib-olla 5 tükki olen teinud, aga siis on 6-meetriseid, 3 äkki. Paar 7-meetrist, 7,5-meetrine ja siis olen ka Ruhnu jahtat ehitanud mõned kuud ja Väinamere uisku. Mõlemad on siis 15-meetrised paadid. Et ja siis pigem Vormsi paaditüüp, et neid on veel, aga kokku vist 14 paati on tänaseks tehtud. Ja kas nad on siin Vormsil? Ei, nad on ikka sõidavad. Enamus on ikka Eestis, jah. Et see paad ikka esimene käiski korra ära, aga muidu ülejäänud on ikka Eestis. Sõidavad. Ja mis nendega selles mõttes tehakse, sõidetakse või on nad ka nii-öelda tööpaadid, kaluripaadiks? Jah, mõned on kaluripaadid, aga enamus on lõbusõidu jaoks tehtud, jah. Et nii-öelda ajalooline kaluripaat natukene mugandatud istepinkide paigutuse osas, niimoodi, jah, külaliste sõidutamiseks. Tihti sa ise merele satud? Ma olen kutseline kalur. Kui mul just kevadel ei ole mõrda sees, siis on ikka sügiseti. Et siis ma olen ikkagi asja pärast seal regulaarselt. Aga muidu puhkehetkedel ka nii palju kui võimalik. Kui on ikkagi ilus suveilm, siis tahaks ikka merel olla. Alati ei saa, aga ilmselt ikka olen üsna palju olnud. Ja oma paadiga? Ikka oma paadiga, jah. Puupaat on minu jaoks nii praktiline asi, et kui midagi katki läheb, siis lähed võtad mingi jupi,
ja teed uue jupi või sinna parandad ära selle koha. Et aga plastikuga jah, mul head sidet ei ole, et ei oska nii hästi mõeldagi seda rada. Aga paati ei hakka tegema tegelikult lambist lihtsalt talupoja tarkusest või on see ikkagi, või Vormsil võib seda rääkida, et see on nii veres, et iga normaalne Vormsil mees oskab paati teha? Ega ta mingi raketiteadus ei ole. Eks see algus oligi minu jaoks keeruline. Et mäletan, et Jorma Friberg juhendas mind telefoni teel ja joonistas mulle ka, kuidas see esimene laud sinna paika käib, tegi seal erinevad lõiked nagu, et see tundus küll selline üle jõu käiv, et tavalise, kui ma sinnamaani olin lihtsalt üldehitust natuke teinud, siis selline vintis paadilaua siuke tappimine tundus ikka üsna keeruline ja oli ka, et ikka ma arvan, nädal aega läks selle esimese lauaga, et õigupoolest läks mitu lauda, osad läksid raisku, aga siis tasapisi arenes need jah, et see jalgratta leiutamine oli üsna pingeline, aga jällegi ütleme, need teadmised kinnistusid ikkagi väga, et väga täna on ikka lihtne ja mõnus, et midagi üle jõu käivat ei ole, siis oligi raske, et nüüd midagi uut teha täiesti ei ole üldse võimatu, et ma tean, kuidas lauad painduvad ja mis on võimalik, mis ei ole võimalik. Kas sa oled ainukene, kes nii-öelda või väheste hulgas, kes nii-öelda puupaate kasutavad, kõik on ikkagi plastiku peal, metalli peal? Ei ole ainukene, et neid on ikka veel. Ja tehakse ka? Tehakse ka, jah. Vormsil? Ei, Vormsil ma ei tea, et nüüd eriti tehakse, et varem on võib-olla tehtud, aga mõtlen siin pärast sõda, aga nüüd krooni ajal ma ei ole kindel, võib-olla on tehtud, ma ei ole kursis täpselt. Mis sa veel siin Vormsil teed? Kutseline kallur oled? See kutselise asi on mul ametlikult on nüüd uus asi, aga see on väga meeldiv tegevus. Aga ei, kalal ma olen käinud lapsest saadik ikka, et kõik varajase lapsepõlve mälestused on kalapüügi ja ujumise ja purjetamise ja sellega seonduv. Või need mälestused on sellega seotud, jah. Aga mis ma teen? Sepikojas. Jah, sepikojas ma tavaliselt sepistan. Mis me siin keerutame? Sa teed väga häid sepiseid. Ma oman nii mõndagi sinu tööriista. Jah, satub ette vahest mõni tööpäev ka, jah. Mis sul sepistada meeldib? Lihtsalt vajaduspõhine sepis või teha tööriistu või iluasju sa peale naelte ja siin mõne asja nii väga vist ei tee? Eks see sõltub tegelikult, see on ju nõnda, et ma ei piirdu ühe erialaga, kuna lihtsalt see vaimselt väsitab nii ära, kui oled ikka aasta aega või pool aastat paati ehitanud või paat tee, siis see on ikka väga kurnav juba vaimselt. Et selles mõttes sepatööga on ka nii, et kui ma olen pikka aega midagi muud teinud ja saan sepistada, siis ma teen seda nii ahnelt, mul meeldib igat asja teha. Aga kui ma järjest olen pool aastat sepistanud, siis ma nii ahnelt kindlasti kõiki asju ei tee. Aga vaimselt pakub pinget küll see tööriista tegemine, et sepakeevis näiteks peitlitele ja siis kõik, mis sellist tähelepanu vajab, ega tööriista karastamise protseduurid on ka ikkagi üsna selline, vajab tähelepanu, et väga selliseid kõrvalekaldeid ei saa lubada. Aga kindlasti, mis väga selline meditatiivne ja rahulik ja kus ma eriti midagi mõtlema ei pea, on igast naelad ja konksud, et seda ma ka ikkagi teen mõnuga aeg-ajalt. Mõttepuhkamist. Et lihtsalt saaks patsutada rauda. Et see selline, ma ei tea, kuidagi mõnus on teha seda. Koolis oled sa käinud Vormsil kindlasti, on? Jaa.
ja millal sa, aga Vormsiga sa kindlasti õpinguid ei piirdunud? jah, et ma vahepeal üritasin Haapsalus käia, ei õnnestunud. Haapsalus nagu kutsekas või? Ei, see oli gümnaasium ja isegi õhtukeskkool oli korraks. Ja isegi kunstikool oli korraks, et Haapsalus ei edenenud jah, lõpuni need asjad. Aga siis ma läksin, ma tegin Läksid kaagiks või? Ei, nojah, võib ka nii öelda, et olin ula peal jah, et ma tegin juhutöid aga üldiselt olin Vormsis. Aegalt matkasin ringi ka siin, et üks vahe käisin häälega Euroopas, siis kui 18 sain ja siis ma mingi aja pärast otsustasin kutsekasse minna ja läksin Valgamaa kutseõppekeskusesse ja õppisin kokaks. Segan vahele, miks nii kaugele, miks Valka? No tekkisid tutvused selle matkamise käigus ja siis sattusin sinna. Elamise olud ja nipet-näpet ka tööd sai seal ja oli kuidagi loogiline, ma ei tea. Tunne oli piisavalt hea. Ja siis see oli kuskil 3,5 või 4 aastat see õppimine, siis tulin tagasi ja siis rohkem ma kooli ei olegi läinud, ja kokkaandusalal palgatööd ei ole ka eriti teinud. Aga see on üsna kirglik asi muidugi, et ega ma seda ei jäta, et seda ma praktiseerin siin sõprade ringis nii palju kui võimalik. Väärindame siin koos mida tahes, kala on nüüd uus asi meile, aga muidu me oleme siin kust midagi materjali sai, siis me ikka tegime koos igasugu asju. Liha? Jah, et liha ja erinevaid grilllihasid ja marinaade ja mida vaid. Jahil käid? Jahil ei käi, kuigi mul peres on isa ja väikevend on jahimees ja õemees on ka. Et ja kohaliku jahiseltsi käest saab osta igasugust liha. Kes teil siin metsades on? Ulukina? Suurulukid on meil põder ja siis on kits ja sokk ja siis metsiga ja mõned kiskjad ka siin Ilves ja Saakal on ja... Saakal on ikka siin juba? Ja aastaid juba ja üsna tüütu tegelane. Kipub olema, jah. Ma tänagi kuulsin, et seal Kuusalu kandiski on juba põhjarannikul nii-öelda on kuuldanud, nii et ootan, millal Lõuna-Eestisse nad ilmuvad. Polegi Lõuna-Eestis veel või? Ma ei ole kuulnud, ma ei tea, ei ole nii kursis, aga eks ikka oleks juttu juba olnud, kui seal Karula kandis või neid lambaid kimbutama nad oleks hakanud. Praegu veel ei ole, jah? Ma kuulsin, et sa oled ka toimetad vahepeal muuseumis. Mis sa muuseumis oled teinud? Nagu suviti? Ma olen seal selline muuseumisõber ja aitan. Ega ma seal mingit ametlikku palgatööd ega sellist ei tee. Et eelmine aasta ma tegin seal ühte paati. Et muuseumi külastajad said näha paadiehitust. Ühte Vormsi paaditüüpi Snita, see on selline lõigatud vööriga, et mõlemad paadi otsad on siis peegliga, nii-öelda lõigatud otstega, et meenutab siis eistukki, Põhja-Eesti selline paaditüüp. Seda tegin seal enamus suvest ja siis nipet-näpet sellised talgutöid ja olen seal ikka teinud, jah. Et see suvi ma olen seal vähe olnud. Et mingit töötuba või sellist ma ei olegi see suvi teinud, jah. Et muidu mul on seal välijääs ja võimalik kergemaid asju seal sepistada. Lastega ja külalistega oleme seal naelu ja konkse ja võib-olla mingeid ehteid ja selliseid kergemaid asju teinud, mis mahub niimoodi 2 tunni või poole päeva sisse. Aga jah, on üsna töine on see suvi, et ei ole sinnamaani jõudnud. Aga muuta rahvas käib? Jaa, see aasta oli vist jälle üsna hea aasta, et siseturism on üsna intensiivne.
võib-olla käikski rohkem isegi, aga noh, siin võib-olla praamiühenduse ja võib-olla majutuse ja kõige sellega seoses peab neid tingimusi parandama. Võib-olla reklaami osas ja ei tea. Palju teil Vormsil muidu elanikke on nagu püsielanikke, ma ei räägi nagu Vormsilas ju, et no mõni ütleb 150, mõni ütleb 200, noh, eks ta kuskil sinna kanti jääb, kes on siin aastaringi toimetamas. Jah, kes siin tööd teeb, jah. Mis siin tehakse? Mis mehed teevad siin? Kalurid enamik on, jah? Ei ole. Kalurid ei ole nii palju, et noh, ikka harrastuspüüdjaid on ikka, aga niimoodi, kes kala püüaksid ja siin koha peal turundaksid, seda ei ole, et meil on siin neid püügivõimekus on üsna väike tegelikult, et nii-öelda kvoodi mõttes nagu, et ei, see on püügivahendid ei ole jagatud väga Vormsile, et võrreldes Kihnuga me oleme ikka, ma ei tea, kas me seal 10% sees olemegi, et ma arvan, püügivahendid on ikka palju vähem. Aga mis meil siin tehakse, on jah, ehitustöö on Vormsi enda ehitus või käiakse ehitamas? No, käiakse ehitamas, aga ehitatakse koha peal ka palju. Ja siis puhketalusid on palju, ütleme, see on oluline sissetulek saare inimestele. Natukene on siis seda kohaliku metsa ülestöötamist, et seda peamiselt teevad mandri ärimehed. Et koha peal on seda praegu veel vähe, aga eks me vaikselt pressime seda suunda, et võiks rohkem puitu väärindada koha peal ja et ei peaks ka ehitusmaterjali nii palju sisse ostma ja oleks hoopis olukord vastupidi, et võiks hoopis müüa väljapoole. Tingimusi tuleb veel siin luua. Teile saekaator on või? Ja siin on mitu saekaatrit, aga kõik need olud on sellised, et ei ole alati töölisi võtta ja see ring on nagu lonkav, et turundamine on nõrk ja kõik need asjaolud suunavad selleni, et tegelikult tehaksegi ainult natukene tellimustöid. Et nii palju, kui seda on. Et ma arvan, et muidu praeguse võimekuse juures tehtaks ka rohkem. Aga igaüks ei ole loomult turundaja ja et ei ole, ütleme, seda koostööd ja kommunikatsiooni nii palju laiendatud või see ei ole nende õigete inimesteni jõudnud lihtsalt. Ma arvan, et muidu et saaks paremini neid asju teha küll. Kuidas järelkasv saarel on? On noori ka või? Ma mõtlen selliseid paarikümneaastaseid hakkajaid. No, üsna stabiilne seis on, et need on ikka natukene, jah. Et selles mõttes, et sama seis, mis varemgi, et vähe on, aga on. Ei ole nii, et kedagi ei taha tagasi tulla? Ei, no ikka tullakse ka, et kas nüüd alati aastaringseks elanikuks, aga selles mõttes Vormsit ei ole küll maha jäetud, et ühe alaga ollakse kusagil mujal stabiilselt tööl, aga teise alaga ollakse ikka saare peal. Et see on sellise märgilise tähendusega, et tõenäoliselt mingi aeg, kus võib-olla oma lapsed on koolitatud ja selles mõttes selline majanduslik pool ei vaja võib-olla nii head järge, et siis paljud on ikkagi mõtelnud Vormsile tagasi tulla aastaringselt elama. See võib olla üks indikaator, aga võib olla ka teistel muid põhjuseid. Aga väga palju Vormsi koolilapsi näen mina siin, kes minuga koos käisid koolis, et suviti on neid palju siin. Muul ajal näeb ka, aga selles mõttes nad ei ole kuskile täiesti kadunud, et nad ikka käivad siin ja side on ja mina küll loodan, et mida rohkem me siin aitame seda kogukonda tugevamaks erinevate kogukondlike teenustena, seda lihtsam on neil võib-olla kas nendel või ka uutel tulijatel kampa tulla nii-öelda. Miks sina tagasi tulid? Selles mõttes sa käisid ka ju päris pikalt, olid kompasid siin ja seal. Ma ei tea, mulle Vormsi meeldib, ma tunnen seda
Vormsit üsna hästi, et mul ei tekkinud head enesetunnet kuskil mujal sellisel kombel, et seal võiks olla kodu. Et mul oli nii intensiivne lapsepõlv, üsna kirev, või ütleme elu tervikuna, et ei olegi ju nagu teist ettekujutust. Ma muidu olen küll linnas kinos käinud, aga siin ma käin harva kinos, et ma teen ise nii palju põnevat, ja see on kuidagi siuke vaba graafikus ka, et ma ei ole kellegi alluvana tööl, et teed mida tahad, et mõtled midagi välja ja teed valmis ja et kogu aeg saad rakendada oma sellist energiat ja igasugu ideid. Et kuigi ma ei jõua nagu kunagi lõpuni teostada oma ideid, mul on nii palju neid igasuguseid, et see on üks hea koht, kus elada selle koha pealt, on Vormsi. Oma oskused nende samade sepistamiste ja paadiga on sul kõik on põhimõtteliselt ise õpitud või mis sul isa teeb? No isa teeb ka kõike põhimõtteliselt, mida vaja. Et tema käis ka merekoolis ja otsustas, et tuleb ikkagi siia rannakaluriks ja kogu mu lapsepõlv oli ju kalapüük ja me elasime kalapüügist. Isegi Vene asja sellepärast ostetud, et saaks kala müüa Haapsalusse tookord, kui olid siuksed võimalused. Aga siis, mis ta teeb? Rookatuseid, et seda olen mina tema käest õppinud. Et üsna väiksena juba olin kaasas ja ahvisin järgi. Iga metsatöödel erinevad võtted. Ja paps mul sepatööd ei tee, kuigi ta on töötanud sepikojas. Aga ta on sellist üldehitust palju teinud ja kõike, mis siin maaelu juures vaja on, et siin ei ole mõtet loetleda. Tema on ju põllumees, karjakasvataja, jahimees. Ma ei tea, mida veel. Kõike vaja teha, korsta pühkemiseni ja ahju ehitamiseni ja ta on kõik teinud ise. Et majad kõik, mida vaja, selles mõttes, et ega siin väga abilisi pole. Tookord, kui oli see nõukaaeg, siis ega rookatuse meistrit väga polnud saada. Siis oli see probleem, et paps tahtis väga rookatust saada, aga meister ei tulnud ja siis ta lõpuks tegi ikka ise. Et tuli vist natuke kehva, aga nad siiamaani on peal. Aga hiljem eks see oskus arenes ja tulid juba paremad asjad. Ja teete tellimusena ka, jah? Tegime jah, et me enam ei tegele selle asjaga. Roogu võtsitegi ise, või? Jah, et me ostsime rooniiduki ka spetsiaalse, aga me teeme rohkem oma tarbeks nüüd kõiki. Mina hea meelega nüüd ainult õpetaks seda rookatuse tegemist ja rooharja vahetamist. Siin mõned perekonnad on Vormsis ka, kes on huvilised. Aga natuke visalt läheb see, et hea oleks muidugi maast madalast õpetada või seda tunnetust edasi anda, et mis see roog on, kuidas seda käsitletakse ja nii edasi, et ei peaks õpetama keskealist inimest, et sellega läheb rohkem aega. Mitmendat põlve sina Vormsilane oled? Et sul vanaisa oli ka Vormsil ja... No seda ei teagi. On nii kaugele tagasi? Jah, et seal kodutalu, kus ma praegu elan, et seal vist olid kirjade järgi sugulased elanud seal vist 400 aastat selle koha peal. Aga me ei tea, jah. Et perekond Streng, et see nimi juba viitab. Et kui kaugele see ulatub, ei oska öelda. Et siin ei ole mõtet rääkida, jah, et vanaisa või tema isa, et siin läheb üsna kaugele see asi. Aga ema? Ema on pärit kuskilt sealt Rakvere lähistelt. Tuli siia praktikale. Kui ma kunagi sinuga tuttavaks sain sellest sinu tegemistest rääkima hakkasin, siis mind võluski kohe ära, et selline, ma võiks öelda noormees. Et tegelebki kõigega ja saabki kõigega hakkama ja siis ma küsin su käest, et huvitav, kas sinu tutvusringkonnas veel sellised hakkajaid, tegijaid on, siis ütles, et sa tead päris palju.
ongi nii, jah? Ja on suhelda nende inimestega, kes on ka ise jalgratast leiutanud. Kõik jutt ja tunnetus klapib, et väga hea koostööd teha. Et ja, mul on hea sõber Kaarel Tüür, tema valdab veel rohkem igasugu asju, et tehnikat ta valdab palju rohkem paremini kui mina ja ta võib renoveerida mõne täiesti ajastu mootori briljantseks, see oli tal hobi, teebki täna ka, kui on vaja mul paatidesse mootor sisse panna, siis tema on see abiline, kes tuleb kohale ja mina teda ei tunne Vormsi poiss või? Ei, Muhust. No ses mõttes, et siit natuke sõitu. 3 tundi ja siis olen üle mere. Ega kõik randlased, või nii palju kui ma neid siin tean, oma tutvusliikudes kõik on niisugused tegijad, et sa ei saa muidu hakkamagi, kui sa ei oska. Jah. Ei, no mandri peal on ka, mul on ikkagi, kellega ma olen kokku jäänud suhtlema, et kõik nad on oskajad. Et paljudel aladel on palju osamad kui mina, et mina ei ole loomapidamises või talupidamises nii eriti osav, et aga see on ka omaette maailm ikkagi. Kus ei saa väga palju vigu lubada. Loomi on sul? Ei ole, aga papsil on, et paps on varsti 70, et eks seal tuleb jah, mingi hetk otsustada. Aga vend ja õdesid? Ja õde on ja vend on. Väike vend on siis 8 aastat noorem ja õde on aasta vanem. Nad on ka saarel? Jah, õde on siin aastaringi elanik, aga vend on siin siis pool aega võib-olla või, et ta on ikkagi Haapsalu lähedal, Haapsalus elab ja töötab siis seal ka käsitöölisena. Kui sa ennast nii-öelda tituleeriks, on hästi nõme küsimus, ma ikka küsin. Et kelleks sa tituleerid ennast? Käsitööliseks? Või kelleks? Ma ei tea. Ei olegi tiitleid külge panna. Kus sa kõige suurem aega veedad? Käsitööline, jah. Eks see kellegi jaoks on lihtsalt arusaadav nimetus, aga neid ametinimetusi on ju teisi ka. Või teisi ka, aga on lihtsalt ametinimetused, mille järgi saaks öelda. Aga ma ei tegele 100% ajast ju ühe alaga, et sepatööd või paadihitus või kaluri elu, et ma ei tegele nendega 100% kogu aeg. Et see on imelik on nimetada käsitööline kaluri kohta või... Ma ei tea, mulle tundub, et see kalastusviis, mis sina vist harrastad nagu küll kutselise kalurina, aga käies paadiga, nii-öelda oma puupaadiga merel, siis ma kujutan ette sellist, ma kalurimaailma ikkagi eriti teagi. Mulle tundub, et see võib vabalt olla nii-öelda käsitöö hulka, sest et mõrrad see parandad ka ise. Ja mõrrad tuleb ise valmista ja parandada. Valmis ka teha või? Ja ikka, jah. No vot, millest me siis räägime. Aga kalad, saak ostetakse ära? Praegult on jah nii, et on sõpruskonnale rohkem, et me siin katsetame erinevaid väärindamise, või me püüame siin väärindada seda kala, et erinevaid asju siin välja mõelnud. Aga nii kui ta siin aeg-ajalt satub, eks me oleme suitsukala ka müünud saare külalistele. Aga põhiasi on küll jah, et laias laastus võib-olla tonn kala näiteks püüda sügisel ja siis me fileerime ja teeme sealt edasi erinevaid asju, mida kellelegi parasjagu meeldib teha. Et kellele meeldib seal mingid haugi tševitset teha kohe värskena, mis on ka väga mõnus. Aga võib teha... Mis see siis oli? See on niisugune... haugi filee tuleb väga peenelt ära fileerida nõnda, et need harkluud ka ilusasti välja, et saaks ilusad sellised väikesed ribad või kuubikut teha ja ega seal ongi natuke maitseained ja laimi. Ja siis ja üsna kohe tuleks seda süüa, et seal on võib-olla poole tunni pärast on juba selline hakkab kergelt muid kõrvalmaitseid ja seda hapusust tuleb liiga palju, aga alguses on seda värskust ja maitserikkust nagu mõnusasti
no võib-olla mõni, kes seda nagu regulaarselt teeb erinevatest materjalidest või toorainest, siis tema võib seal kirjeldada rohkem ja kirglikumalt seda, aga väga hea on see, jah. Et seda võib teha täiesti muudest asjadest ka, et see ei pea olema augist, et aug lihtsalt noh, on olnud käepärane ja piisavalt suur filee, mida on hea jälle lõigata niimoodi. Noh, ta peab ikkagi olema luuvaba. Et see ei ole meeldiv seal, jah. Et kui vinnutada kala, et siis seinast või särge või mõnda paremat kala, et siis seal need harkluud hajuvad ära nii pehmeks seal juba, et seda ei pane tähele. Et kui kala liha juba niimoodi hakkab murduma, noh, siis pole seda harkluud üldse tunda praktiliselt. Et ta läheb nii pehmeks, hajub ära seal. Päris hea, mõnus kuulata. Ma näen, et siin seina peal on sul talharpad. Noh, toorikud, jah. Ma ikka aegalt teen mõned pillid, jah. Sa oled ka selle Vormsi Hiiu-kandelaagri külastaja iga-aastane või? Alles just lõppes siin. Jaa, no külastaja, selles mõttes, et sellised järeljämmid, mis seal õhtuti on, et aegalt ma sinna satun, jah. Mängid ka või? Ei mängi, ma olen vaba kuulaja rohkem, et eks see on üksna põnev asi, jah, minu jaoks. Mäletan, kui Sofia Joons vist oli 2008 aasta, kui ta tuli Vormsile, minu jaoks esimest korda mängiti seda pilli. Ma pillist ei osanudki nagu võib-olla tol hetkel midagi mõelda. Mulle väga, väga meeldis muidugi see heli, see rahailine heli, et seal on ikkagi hobuse jõhvkeeled, eks ole, ja et see kõlas nii kaunilt ja kuidagi puudutas. Aga mis mind väga puudutas, oli muidugi Sofia Rannarootsi laulud. Et ma arvan, et ega ma täpselt ei mäleta, nii palju kui ma olen võimeline mäletama, et kui ma siin lasteaias käisin 4-5 aastasena, et siis pärast lasteaeda ma olin vanemate juures, et noh, kui vanemad käisid tööl, siis nad viisid mind sinna vanavanemate juurde ja siis ma mängisin seal vanaisa jalge ees, et tema parandas parasjagu võrku ja mina olin seal jalge ees tal või seal kohe lähedal kuskil ja siis vanaisa vilistas, tema ei laulnud, vaid ta vilistas neid Rannarootsi viise. Ja pagan, kui see Sofia hakkas laulma, siis oli küll siuke, et siuke elekter käis läbi, et pagan, et see on otseühendus niuke. Et siis ma sain küll aru, et ma olen seda kuulnud ja väga raske oli ennast tagasi hoida. Võimas. Ei oli küll, jah. Et ma ei tea, kas Sofia teabki seda, aga jah. Nüüd saab teada. Saadame talle selle klipi. Mõjutas kõvasti, jah. Et noh, see ongi nagu klammerdunud mind sinna külgest, et see oli nii meie ühine asi. Aga kümmised, laulu? No, kui ma üksi olen, jah, siis ma julgen, jah. Tussi all? Tussi all ka, jah, aga ei, sellist meeleolu üminat tuleb kogu aeg töö käigus ja mingite tegevuste käigus, jah. See kuidagi käib tööga kaasas või kuidagi või isegi kannustab või kuidagi, jah. Aga siis tulevad Rannarootsi viisid või? Ma ei tea, võib-olla mingi punk ja siuksed vimkad sekka ikka ka, et ma ei oska eriti seal, jah, ei Rannarootsi viisi kindlasti, aga mul on mingi omad rütmid lihtsalt, et ma arvan, et mõnest loost tuleb vähe reipam lugu ikka. Sa ütlesid, et sa oled vahepeal ka siin neid töötubasid teinud, aga mõni selline nooremapoolsem või noh, miks mitte täiskasvanud nagu pikemalt ei ole tahtnud õppima tulla? Sepatööd mitte, aga meil on jah, siin ühed roogatushuvilised, et nendega on väike lootus küll, et äkki jääb külge. Ja natuke on ka palkmaja ehitust, et noh, seda, noh, ma ei tea, ega ma mingi kuru ei ole sellel alal, aga natuke ma olen ise ehitanud endale ja teistele ka ja nüüd ma pean õpetama siin natukene, et ega seal ka midagi väga keerulist ei ole, et seal ei pea mingit pilli kvaliteeti tegema, et seal
oluline, et asi toimiks. Jah, et see elumaja ei ole ja ma arvan, et konkreetse asja puhul seal ei pea päris kõigest 0,5 millimeetrit sealt taga ajama, et enam-vähem tihedaks. Ja. Meeldiks sul õpetada? Ma ei meeldi väga, et ma arvan, et see võib ajaga meeldima hakata, et kui seda siin piisavalt on tehtud, aga või ütleme vanemaks saades ka, võib-olla kui ise, ma ei tea ka, võib-olla hakkab meeldima, ma ei oska öelda, et ma võtan seda kui täitsa tavalist asja, et ma arvan, et minu niisugused meeldivamad hetked on siin samas paadis niimoodi molutades kui mingi uue asjaga olen hakkama saanud, mis on väga hästi välja kukkunud, või on lihtsalt mingi raske ülesanne, mis ma tean, et ongi valus ära teha, nagu mingi suur ankur näiteks, või kus ongi vaja ühe kuumaga mingid asjad nagu ilusasti ära teha, et siis ma olen nagu rahul ja õnnelik küll, jah. Aga ma ei tea, õpetamisega on nii ja naa, jah, et ma teen seda ikka. Kui on hea küsija ja selles mõttes näha kohe, et on selline hakkaja pilk silmas, siis ei ütle, et kuule, ma ei juhenda siin. Ei, ma ikka olen pigem jaa ütelnud, jah, et kui olud võimaldavad ja aega on, ja et siis ma ikka teen seda. Et lastega on muidugi väga tore ja vahetu, et mul tuleb meelde üks siin aeg-ajalt käib terve turismibussi täis lapsi ja siis tuleb püüda seal kuskil 2-3 tunni sisse ära mahutada, see naelategu. Tavaliselt on ikkagi nii, et ma löön ette ja siis laps lööb järgi ja siis me koos vaheldumisi vormistame selle naela. Aga mul on olnud niisuguseid kogemusi, et ma mäletan, et kui ma ise tegin naela esimest korda, see tuli paras käkerdis. Ja ma kindlasti rahul ei olnud ja kui ma vaatan, et kuidas inimesed siin ise esimest korda teevad naela, et siis ma alati rahustan, et see on täiesti okei, et mul endal tuli veel kehvemini. Ja siis ma aitan nagu järje peale. Aga ma mäletan, et mul on olnud mõned lapsed, kes on uudishimulikult jälginud selle niimoodi teiste taga ja siis, kui nende kord on tulnud, siis ma ei tea, see on täitsa müstika, aga seal paaril lapsel on nii hästi õnnestunud. Nii mõõdukad löögid, nii täpne tulemus, et minu jaoks täitsa uskumatu, et kui oleks võimalik nagu hinnata nagu õpetajana koolis või kuidagi lapsevanemale või kuidagi niimoodi tunnustust avaldada. Tollal mul võib-olla ei olnud sel hetkel võimalik, seal nii palju kära oli. Aga lihtsalt ma hea meelega teeks seda küll, et annaks nagu mingisuguse järgmise või kuidagi järgmise ülesande või et neid piire võiks tunnetada, et see ilmselgelt see nael oli niisugune väga, väga lihtne asi. Aga mul on olnud mõned sellised lapsed, kes tegid esimese korraga palju paremini kui mina esimese korraga, et see on hästi üllatav. No nii, kuule, aga suur aitäh sulle, et sa meid vastu võtsid. Aga palun, tore oli vestelda. Ja mis ma sulle lõpuks ütlen? Kuidas siis vormislastele soovida? Jätkuvat sära. Jätkuvat sära, et saan ankrus püsiks. Jah, just. Et siis ankrus püsiks. Jah. Kõik head sulle.